tema on Kaarel. Kohvik Kalambuurist, tema on Vladislav. Ka kohvik Kalambuurist. Mina jõudsin kokanduseni osaliselt läbi isa, osaliselt läbi sõprade, osaliselt läbi oma abikaasa. Mulle on meeldinud süüa teha ja siis kutsuti mind televisiooni telekokaks niimoodi paugust. Võtsin niimoodi südamerindu ja läksin ja sealt läks lahti. Kiidumuna või? Neid roogasid, mis väga maitsevad, on üsna palju. Ja nüüd ühte nendest välja tõsta on raudselt ülekohtune teiste suhtes. Elus tuleks kõiki asju teha meeleldi, hea tundega. Mis ega pole, olgu see kartulite koorimine või olgu see väga pein kusagil gurmee. Kõike tuleb teha hea tundega, siis asjad õnnestuvad. Püüame õpetada neid seda, et inimesed kala ära ei rikuks. Nüüd on läbi aegade olnud palju erinevaid. Eks me vahel valime ka selle järgi, mida on mugav õpetada. Ja tegelikult ka ikkagi selle järgi, mida hetkel saada on. Et kalaga on seda, kala on kapriisne, teda ei ole alati saada, on püügikeelu ajal. Lihtsalt vahepeal ei ole. Nii et võtame selle järgi, mis on ja teeme, mis siit pähe tuleb. Mis keeles me kõneleme? Eesti keel on meil see Eesti keel, Sõpradega või töökaaslastega on see eriti meeldiv. See on teistsugune keskkond, natukene teistsugused suhted inimeste vahel. Vahva on, sellepärast. Kas siis meiega on kehva olla koos? Ei ole. Saab nalja ja vahel lõikame näppu ja ikka juhtab. Nalja saab ikka. Kui ise ei lõika näppu, siis aitame. Me ihkame oma elus uusi elamusi, kogemusi. Ja need võivad meil ootamatult siukest rõõmu valmistada, selliseid elamusi anda, et jääme neid taga igatseme ja meie päev on korda.